Nii. Tervist kõik, täna me sõidame natuke rattaga ringi, mul on vaja täna Taebasse korraks minna, oleks vaja nagu raha välja võtta vessiks, aga see on teine video. Täna ma lihtsalt natuke sõidan ringi, võib-olla jääd midagi huvitavat kaadri peale, aga muidu homme hommikul me sõidame Roostale, Tamir Aleks on seal tööl, et võib-olla tuleb Olve ka tööle, aga ma ei tea, ta pole mulle vastust veel andnud. Nii et eks näis, mis edasi juhtuma hakkab, nii et nüüd ma hakkan siis sõitma. Davai, kohe panen endale pähe selle GoPro. Ma ei tea, loodan, numbrid jooksevad. Ma ei näe lihtsalt. Okei, jala, sõidame siis. Mulle meeldib ratastega nagu linnas sõita või siis kusagil külade vahel. Nagu pikad sõidud mulle üldse ei meeldi mööda maanteed, need on lihtsalt igavad ja pikad. Aga muusikat on hea kuulata. Ma saaksin lühemat teed pidi sõita, nagu ma tavaliselt kooli ajal, kui rattaga sõitsin suveti. Suvetööd. Ei noh, kui ma rattaga kooli sõitsin, siis ma sõitsin nagu lühemat teed pidi, ikka kruusateed pidi. Aga tahaks täna natuke mööda asfaldit sõita. Seda teed pidi saab otse bussijaama sõita Taebasse. Aga see kurv, kus mina taas sõitsin kooli, mis viib kooli juurde ehk jää juurde. See tuleb meil eest seal kaugel. Jõudsin selle kurvi juurde, sealt tulin. Seda teed pidi ma sõitsin siis Taeblasse nagu kooli, kui ma rattaga läksin. Autoga panin siit ikka edasi. Ei, autoga sõitsin nii vähe. Ma sõitsin ikkagi enamasti bussiga. Aga teil oli väike story ja ongi kõik. Ei, tegelikult on see värk, et enamasti sain ikkagi jala koju tuldud. Me oleme, vot siin, sorry, me oleme siis Taeblas, Linnamäe, vaat seal üleval, ma ei tea, kas näete? Nope. Ja ülehomme sõidan Haapsalus, kus on Pärnu? Pärnut ei olegi näha. Plää! Ma ei saa siis minna Pärnusse, kui Pärnut ei ole. Igatahes ma sõidan Pärnusse ja Pärnus sõidan siis Riiga, mida ka siin ei ole, nii et ma ei saa Riiga ka minna. Olve helistas tagasi, rääkisin temaga, ta läheb umbes 5 minutit aega, nii et põhimõtteliselt ta elab seal tagumises. Marko elab ka siin. No siin Taeblas elab üldse nii palju. Tosi. Ma ei tea. Tuva, nii palju sellest teist kõige üles. Yeah, good. Alright. Kes nii ütles? Kes nii räägib? Jep, PewDiePie. Joo, siin on jumal mõnus. Tulin rattaga. Võtsin raha välja, mul on ju ülehomme Riiga. Vaata, mul on siit on nägu veel paistis, vaata. Saad aru või? Ma ei tea, kaameraga pole raudselt sittagi näes pimene, aga ise ka ei näe. Neegrid seda takanud. Aga siit on nagu paistis, alguses oli siit kõik paistis. Ma ei tea, pole eriti näha. Mis teed? Nolad või? Ja ma just tulin aiamaalt, ma tulin kahtma. Aga mis sa homme teed? Homme ma ei tee midagi. Taeblasse ei vitsi minna. Okei, ja tegelikult kas homme Roostale ei vitsi minna ratastega või? Välja teed või? On ainult vaba päev. Okei. Ma tegelikult trennipäev on komme. No oot, trennipäev, sõidaki rattaga Taeblas. Fakt, jälle Taeblas. Nii, igatahes natuke rääkisin Olvega juttu ja Olve ütles, et ta ei tule minuga homme. Ja suva, selles mõttes nagu ma olen ikkagi tahan minna. Ja ma ei hakka nüüd filmima ülesse, kuidas ma nüüd koduse tagasi sõidan. Aga ma sõidan natuke teist teepide küll, aga kruusatee vastik rõve. Aga et siis näeme hommikul. Davai, hea tööd teile. Või siis tere hommikust.
tere varahommikust kõigile või siis tere õhtust, tere lõunast, tere ükskõik mida. See on selline aeg, kui te ei tea ise ka, mis aeg see on, et purjus või midagi. Aga muidu tahtsin seda öelda, et eile, kui ma Taabast hakkasin tagasi sõitma, siis ma sõitsin rohkem kilomeetreid vist ära, kui ma nagu siit Linnamäelt Taabast sõitsin, siis ma panin 2 kurvi mööda, igatahes ma sain poole rohkem sõita. Ma tahaks sellest detailsemalt rääkida, näitan teile ka. Igatahes siis pärast seda, kui Olve juurest ära sõitsin, siis ma mõtlesin, et lähen nagu ikkagi asfaltteepida, aga mitte täpselt samad teepida, mis ma edasi lähen, vaid Rannaküla kaudu. Siis mõtlesin, vahet pole, lähen siis kiiremat teepida mööda kruusateed ja siis jäin unistama ja magasin ühe kurvi maha. Ja ma pidin nagu sellise koha pealt alla keerama, aga tuli välja, et ma sõitsin selle mööda, siis ma magasin sel hetkel või mida iganes. Ja siis, kui ma nagu niinimetatud üles ärkasin, siis oli juba niimoodi, et ma vaatasin, et mingi võõrad majad on ja mida pekki, kus kohas, kui ma nüüd olen, et mõtlesin, suva, panen edasi, et võib-olla ma jõuan kuhugi välja lõpuks, kas tuttava teeni või midagi. Ei, sõidan, lõpuks tuli tupik, sõidan tagasi, pole hullu. Ei küll, see pole midagi. Jõudsin selle kurvini, kus ma tahtsin alla keerata ja sõidan edasi. Ja siis põhimõtteliselt on seal kruusateel on 2 teeristmik, igatahes ma keerasin esimese ristmikul alla tagasi minnes, aga ma pidin järgmiselt alla keerama. Ja siis juhtus selline märk, et ma ka panin täiega edasi, mõtlesin kuidagi nii pikk tee on, et millal see lõpp tuleb juba. Ja pärast, kui ma jõudsin sinnamaani, kui see kruusatee ära lõppes, siis seal oli puhas siuke põld, kus kohas oli hästi pikk muru ja siis mõtlesin, mida pekki, nagu kuhu ma nüüd jõudnud olen. Selle horisondi lõpus on ainult mingi mets näha, nagu et ei ole mingit teed ega mitte midagi näha. Siis mõtlesin, mine pekki, ei ole võimalik, ma pean tagasi sõitma, mul jalad niigi juba veits kange, et sõitsin siis tagasi kogu see tee. Ja siis lõpuks oli niimoodi, et ma leidsin selle õige tee üles, õige kurvi. Ma nagu tean seda teed, aga ikkagi ma nagu suutsin õhtusel ajal nagu mööda sõita nagu. Aga jah. Põhimõtteliselt kohe nüüd sõidame Roostale edasi. Roostale sõitu alustan ma oma krundi pealt, kuna ma pidin nagu kasvaneid lahti tegema. Nüüd on see tehtud ja nüüd ma võin oma teekond alustada. Seekord ma sõidan siis Roostale teist teepidi. Aga millal esimene kord oli? Kui tead! Et ma ei hakka nüüd tagasi minema, et suurt teepidi minna. Ma jõuan ikkagi sinnani välja lõpuks. Nii et siis poiehali! Jõudsin nüüd selle asfalttee peale tagasi, kust teepidi ma tahtsin tulla algeliselt. Aga nüüd siit otse vasakule ja vasakule olemegi Roostal. Just nii ongi. Oot, ma ei saa isegi telefoni kätte. Ei, vaatasingi jälle. Ei sobi. Nii, siuke lugu nagu vaadake, et siin siuke nagu müüja värk, et nagu, et näed, keegi ei taha osta, isegi number on lõpus ära kaetud, onja. Ma ei tea, kas see on juba müüda või mitte, onja, aga te peate nagu sellest aru saama, et see on siuke eriline puu välja suremas, et te võite seda osta ja hoolitseda selle eest, et see on nagu siuke väärtuslik puit nagu, onja, see puu, et seda puud rohkem ei ole kui ainult üks Eestis, nii et tulge ja ostke ära. Ja kui tahate numbrit näha, siis tulge ja rebige see teine pool ära, nii et olge lahked. Aia! Igav, jah? Ma käisin eile Taebas. Raha oli välja võtta. Ütlesin... Tamir jah, et sa tuled. Tamir oleks on mingit... Kurat, nüüd oleks kõik korras on, vaata. Ma ei taha sul läpakat anda. Mul ei ole midagi muhvi teha. Ma oleksin saanud vamba.
vertikaalne laskmine. Nii. Teeme veel. Nii. Läksime siis. See on täiega äge. Otsa pekk. Näpud läksid.